Tere, mina olen Kadi, ma olen Tallinna Ülikoolis õpetajate koolitaja ja oma elus üle 12 aasta vist kokku olnud ka inglise keele õpetaja. Tere, mina olen Merlin, mina olen ise hariduspsühholoog taustalt ja tegutsen täna Heateo Haridusfondis õppimise valdkonnajuhina. Ja meid Kadiga ühendab siis kuskil 7 aastat koostööd ühise missiooni nimel, milleks on siis, kui nüüd kuidagi kokku võtta, siis nüüdisaegse õpikäsitluse või õppija ja õppimise õpikäsitluse siis viimine koolidesse ja kuidas seda toetada, kuidas olla õpetajatele toeks ja koolidele, koolijuhtidele toeks tegelikult selle muutuse elluviimisel. Ja üldpädevustest ja täpsemalt siis õpipädevust me tegelikult tahaksime ka rääkida siin täna. Üldpädevustest enne võib-olla natuke täpsemalt, et nad on nagu nähtamatu selgroog, mis hoiab õppimist koos. Et selleks, et õpilased saaksid elus hakkama ja meie tahame, et meie õpilased oleksid oma edasistes tegevustes väga edukad ja tuleksid hästi toime igasuguste muutustega, siis on vaja arendada oskusi, mis ulatuvad kaugemale kui ainealased teadmised ja oskused. Ja need on oskused, mis aitavad mõtestada maailma, teha teadlikke otsuseid, õppida pidevalt, elukestvalt ja sisuliselt need ongi üldpädevused. Ja ise ka, eks ole, oma igapäevases elus näeme tegelikult seda, kuidas et maailm ei ole lahterdatud ainepõhiselt, nii nagu meil koolipäev, eks ole, tihtipeale on, et sellised igapäeva elus toimetuleku oskused, nagu seda on õpilased oma esimese kodu ostmisel või palga läbirääkimistel või ka lapsevanemaks saamisel vajalikud, et need eeldavad seda, et see õpilane või see noor inimene suudab siis nagu oma erinevad ainealased oskused teadmised kokku tuua, neid kuidagi lõimida ja siis ise ka nagu juurde õppida ja mõelda, et mida ma tean täna või mis mul puudu nagu on. Ja üldpädevused tegelikult seda rolli nagu ka täidavad nii meie elus kui siis tegelikult ka riikliku õppekava kontekstis on see niimoodi ette nähtud. Ja kui me juba õppekava mainime, siis me teame, et 8 üldpädevust meil õppekavas on ja suurem osa sellest tänasest videost me keskendume õpipädevusele, sest õppimisoskus on sisuliselt kõige alus. Et see on see, mis võimaldab kõiki teisi pädevusi ka arendada. Ja kui noor teab, et kuidas õppima peab või kuidas oma õppimist juhtida, siis põhimõtteliselt tuleb ta oma elus kõigega toime. Aga kui nüüd nagu üldisemalt rääkida üldpädevustest ja mis need täpsemalt on, siis kuidas sina selle kiiresti lihtsalt kokku võtaksid? Kiiresti ja lihtsalt. No kui me mõtleme üldpädevuste peale, sotsiaalne kodanikupädevus, digipädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus sealhulgas, siis nad on sellised eluks vajalikud oskused, mitte midagi muud või see ongi see. Nad ei arene iseenesest, nad vajavad täpselt samamoodi teadlikult õppimist, teadlikku harjutamist ja tegelikult need pädevused vastavad sisuliselt sellele küsimusele, et millist inimest me kooliga kujundada tahame. Et näiteks, kas ta oskab teha otsuseid iseseisvalt, kas ta tuleb toime erinevate inimestega koostööd tehes, kuidas ta tuleb toime keeruliste olukordadega, kuidas ta oskab hinnata kriitiliselt infot või erinevaid allikaid, õppida iseseisvalt. Kusjuures siin ongi minu arust tähtis see, et tegelikult me ju, kui ma mõtlen selle peale, mida õpetaja koolis teeb, siis tegelikult iga õppeaine õppimisel me tegelikult ju selliseid üldpädevuste mingeid aspekte ka toetame. Et see on tegelikult juba sisse kirjutatud sinna isegi siis, kui õpetaja ei mõtle väga üldpädevuste peale. Aga tegelikult on väga tähtis silmas pidada seda, et nii nagu üldpädevus või nii nagu ainealane pädevus, eks ole, on siis ka üldpädevus selline nagu väga sisukas ja sügav ja nagu lai kontsept, millest aru saada lõppkokkuvõttes. Ja samas me justkui nagu kipume niimoodi mõtlema, et kui ma nagu teen natukene mentimeetrit või kahuuti või harjutan e-kirja kirjutamist, siis on digipädevuse areng nagu toetatud. Aga tegelikult tuleks nagu sellele planeerimisele mõtlemisele läheneda sedapidi, et digipädevus ju hõlmab tegelikult ka sellist oskust digisisu kriitiliselt hinnata, arusaamist andmekaitsereeglitest ja sellest, et kuidas ma mingisugust oma infot jagan sotsiaalmeedias ja kuidas see talletub tegelikult ja kas mul on võimalik tegelikult sellest kunagi üldse lahti saada, et minust mingi pilt näiteks info sotsiaalmeedias ülemal on, et see digipädevus on ka nagu selline suur ja nagu hoomamatu natukene teema, mis ei ole ühegi õpetaja ettevalmistuse sees olemas täna ju on ju, et see on mingi asi, kus ka õpetaja võib-olla on vaja natukene juurde ise õppida, et saada aru, mida siis täpsemalt teha või mis see pädevus täpsemalt on. Ja see, kui ma nagu lihtsalt teen nagu seda, mida ma täna oskan juba näiteks digipädevuse kontekstis või siis ka näiteks rühmatööde või mingisuguses sellises kontekstis. No just, kui me mõtleme koostöö ja suhtlemisoskustele, et see on hästi tavapärane, et ma panen õpilased rühmatööle või grupitööle, järelikult toetan koostööoskusi või suhtluspädevust. Aga kui seal rühmas üks inimene teeb töö ära, 3 inimest istuvad niisama
või keegi võtab selle rolli võib-olla ka jõuliselt enda kätte, et teistele ei antagi võimalust tegelikult oma suhtluspädevust arendada, siis sisuliselt me ei saa ju rääkida oskuse arengust, vaid me räägime, kannatlikkuse arengust võib-olla, kui ta on seal kuskil rühmas, kus ta üldse eetriaega ei saa. Et aga selleks, et seda pädevust päriselt ikkagi toetada, ma pean väga selgelt õpetajana selle sisse planeerima, mõtlema ka nendele sammudele, et kuidas ma siis loon iga õppijaks selle keskkonna või selle olukorra, kus ta oma suhtluspädevust tõesti arendada saab. Ja ka seda, et mis nagu need aspektid sellest pädevusest on see, mida ma praegu suudan või olen võimeline ise ka selle ülesande käigus tegelikult arendama. Et ma peangi selle eesmärgi seadma ka iseendale õpetajana ja õpilastele kuidagi sellise eakohase ja võimetekohasena selle ülesande kontekstis. Et kui ma panen nad grupitööd tegema, et võib-olla see, mida ma tahan arendada neis, ongi nagu selline pisikene oskuseks kuulata kõikide arvamuse ära, enne kui me otsuse langetame. Pidurdada oma vahele rääkimist. et sellised väiksed sammud, et tuleb ka nagu see üldpädevus võtta väikesteks tükkideks ja siis hakata mõtlema, kuidas me selle õppetöösse paneme, kuidas me seda üleüldse oma koolis, oma õpilaste puhul selle arengut toetame. No just, et kui me tegelikult mõtleme selle peale, siis üldpädevus, ta ei ole mitte midagi lisa, ta ei ole mingi eraldiseisev asi, mida nüüd tuleb lisaks oma ainele või õpetada, vaid see on osa meie igapäevasest õpetajatööst. Täiesti igapäevane osa, aga kui me neid teadlikult ei märka ja kui me neid teadlikult ei toeta, siis mis juhtub, on see, et paljude õpilaste jaoks jääb see arenguvõimalus lihtsalt kasutamata. Ja tegelikult me tahame õpetajatena ju, et õpilastel läheks elus pärast kooli väga hästi ja nad suudaksid erinevate mis iganes olukordadega toime tulla. Aga selleks, et nad seda suudaksid teha, siis ma ikkagi pean selgelt võtma fookusesse oma õpetamises ka üldpädevuste toetamise. Ja tegelikult ka nende hindamise, eks ole, kuidas ma õpetajana saan tagasisidet selle kohta, et kas minu töö on tulemust andnud, on ikkagi see, et ma ju kontrollin seda, kas õpilased on midagi omandanud. Ainealaselt ma teen kontrolltöid, tunnikontrolle, loovtöid, mis iganes projekte, ettekandeid, mille järgi ma saan aru, et samamoodi tuleks ka üldpädevusi ja nende arengut nagu hinnata ja kuidagi kaardistada, et kuidas õpilastel läheb. Et see on ka nagu oluline aspekt. Aga tahaks tulla jubedalt õpipädevuse juurde ja selle juurde, et miks see siis nagu nüüd erilisel kohal meil on? Hästi lihtsustatult öeldes või mis lihtsustatult? Ikka, õpipädevus tegelikult on oskus õppida, oskus mitte ainult ülesandeid täita, vaid suuta oma õppimist planeerida, suunata, jälgida, järeldusi teha oma õppimisest ehk siis hinnata oma õppimist või ka seda, kuidas mina käitusin oma õpiprotsessis. Ja see on see alus, mis võimaldab meil kasvada elukestvateks õppijateks. Ja tegelikult ju tänasel päeval ei tea, milleks me oma õpilasi ette valmistame. Mis on see maailm, kus nemad elavad, kui nad täna esimesse klassi või sügisel või mis iganes hetkel me siin räägime, ühesõnaga sügisel alustatakse esimese klassiga. Et ma ei tea ju 12 aasta pärast, mis üldse meie ümber on. Ja see eeldab ikkagi, see teadmatus eeldab väga palju suutlikkust ennast juhtida ja suutlikkust tegelikult pidevalt õppida, ümber õppida, oma hinnanguid ümber hinnata, kõike seda ja see on õpipädevuse fookuses. Kusjuures meie enda Eesti teadlased on õpipädevust ja selle arengut tegelikult päris hästi juba kaardistanud. Meil on olemas ka õpipädevuse riiklikud testid, mis on näidanud tegelikult seda, et juba algklassides õpilaste õpipädevus ennustab tegelikult tema toimetulekut põhikoolis ja isegi gümnaasiumi sissesaamist ja seal toimetulekut. Et sellise õpilase võimekusel või oskusel iseenda õppimist suunata, juhtida, ka oma emotsioone ja motivatsiooni reguleerida ja õigeid strateegiaid valida tegelikult sellel on nii suur mõju õpilase enda nagu edule tulevikus, et see on nagu selgelt asi, mida ma arvan, et iga õpetaja tegelikult selle teadmise taustal ka nagu tahaks õpilases arendada. Ja kui me juba teadusest räägime, siis teaduslikult me õpipädevust mõtestame kui siis sellist teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit, mis on seotud siis arusaamaga õppimisest. Et teadmised õppimisest, sellest, kuidas õppimise protsess toimub, kuidas mäluprotsessid, tähelepanuprotsessid, üleüldse see, mis toimub inimese peas, kuidas see tegelikult suunab seda, kuidas õpilane mingit infot omandab või mingeid oskusi omandab. Et selline teadmine ja arusaam sellest, mis on tõhus ja mis ei ole tõhus õppimine, aga ka oskus tegelikult iseendale eesmärke seada, õigeid strateegiaid valida, neid strateegiaid ka rakendada, et selline
ütleme, õpistrateegiad ei ole tihti nagu kõige sellised lihtsamad asjad, et tihtipeale nagu me kipume valima nagu strateegiad, mis on lihtsad, näiteks me loeme nagu mitu korda uuesti läbi õpiku teksti selle asemel, et panna see õpik kinni ja püüda meenutada, mis see tekst oli, mis tegelikult on palju tõhusam kui mitu korda teksti lugemine. Nii. Mulle tundub, et sellega on tegelikult seotud mõneski mõttes selline õppimisega seotud müüt või väärarusaam, et õppimine peab olema lihtne, et see peab tulema kergelt ja et kui kohe ei õnnestu, siis järelikult ei oska või ei õppinud piisavalt, on ju. Et millest ka see selline strateegiate valik, et läbi lugemine jätab sulle kiiresti illusiooni, et asi on selge ja see on ka üsna lihtne tegevus, et on teatud teised tegevused, millest me kohe varsti räägime ka, mis on keerulisemad ja raskemad, aga tegelikult õppimine toimub kõige sügavamalt ju siis, kui sa peadki pusima, sa pead tõesti vaeva nägema ja sa ka eksid seal juures. Ja siinkohal tegelikult ei olegi nagu et ta ei pea vastik olema, eks ole, et see ei pea olema nagu ebamugav olema. Aga meil peab olema endal nagu see arusaam ja hoiak, et õppimine ei pea tulema lihtsalt ja ta nõuab pusimist ja vigade tegemine on tegelikult mitte lihtsalt õppimise osa, vaid tegelikult võtmetähtsusega õppimise protsessis. Et kui miski tuleb meile lihtsalt, kõik on hästi arusaadav, siis tekib juba küsimus, kas me tegelikult üldse midagi uut praegu õppimas oleme või me rohkem nagu kinnistame juba seda, mida me täna teame. Või kui me need vead kuidagi vaiba alla lükkame, et me ei räägi sellest, et miks need vead tekkisid või mis seal taustal on, et kui õpilane saab töö eest teatud ma ei tea, saab 3 näiteks on, et see ei ole ainult siis küsimus, et mis need teadmised puudu jäid või mis see põhjus nii-öelda teadmiste mõttes on, miks ta 3 sai, või tegelikult on see koht, kus tulebki analüüsida, rääkida sellest, kas õppija sai aru, mida temalt oodati, kas ta sai ülesande püstitusest aru, kuidas ta valmistus, ütleme siis selleks kontrolltööks või tööks üldse, kas milliseid strateegiaid ta kasutas sellele ettevalmistuse juures, kas tal oleks tegelikult rohkem abi olnud vaja ja et mis seal on taustal väga palju ja see vigadest rääkimine, selles mõttes vigade mõttes, et mingitest ebaõnnestumistest rääkimine on nii oluline õpipädevuse arendamiseks ja toetamiseks, et see nagu ongi see ju. Kusjuures kui minult küsiks keegi, et mida on vaja teha selleks, et toetada õpipädevust õpilastes, siis esimene asi, mida mina ütleksin vastuseks, ongi see, et sa tuleb nagu ümber mõtestada see, et mis õppimisel tähtis on või kuhu see fookus nagu seada. Et me oleme harjunud kuidagi niimoodi, et me omandame, me õpime mingit asja justkui, loeme õpiku teksti, teeme mingeid ülesandeid, kas töövihikusse või isegi teeme ettekandeid või postreid või mis iganes praktilisi grupitöid. Ja siis meil on hindeline töö, ütleme, või mingisugune selline hindamise protsess ja siis me saame teada, kus tasemel õpilane on ja siis me paneme selle lukku ja läheme järgmise teemaga edasi. Aga tegelikult tuleks nagu ümber pöörata sedapidi, et see hindamise protsess tuleks nagu suhteliselt ettepoole tuua seal ja selgitada välja, mis on see, mida see õpilane teab, mida ei tea, mida oskab ja seda nagu pidevalt selle protsessi käigus. Ja see vigade tegemine või see eksimise koht nagu muuta just selleks kohaks, kus me hakkame mõtlema, et ahaa, väga tore, siin on miski, mida me ei tea. Hakkame mõtlema, et kuidas ja mida peaks tegema selleks, et nüüd õppima hakata või et midagi teada saada. Et selline nagu hoiakuline või käitumuslik muutumine võib-olla on selline esmane asi, mis võiks tegelikult ütleme, toimuda seal klassiruumis. Ja sellega läheb kokku tegelikult ka selliste õppimisega seotud uskumuste toetamine, et kui me anname signaali, et esiteks pingutamine on okei asi, et vead on okei asi ja et pingutamine on vajalik selleks, et õppimine toimuks ja ma saan tuge sealjuures, siis see õppija on tõenäoliselt valmis rohkem ka pingutama ja edaspidi vaeva nägema oma õppimise jaoks ja see on mõtteviis, mis toetab jällegi arengut. Ja ma arvan, et õpetajal on ka hästi oluline roll seda sellist juurdekasvu uskumust või sellist õppimisele suunatud mõtteviisi toetada läbi oma eeskuju. Et juba jagades oma kogemusi või rääkides sellest, kuidas tal endal olid mingid asjad rasked või kuidas tal, ma ei tea, mõne tunni planeerimine või selle teema kuidagi kompaktseks tegemine õpilaste jaoks, et ei tulnud välja või kuidas ta ise võib-olla mingite asjadega tõesti jäänud pärast tundi tagasi vaates rahule, et see eeskuju on ka hästi oluline osa selleks, et ka õpilased näeksid, et tegelikult ka õpetaja teeb vahel vigu või eksib. Me ei ole harjunud sellest rääkima, see tundub hästi õudne asi tunnistada, et oi, mul läks ka valesti, aga tegelikult on see ju normaalne. Kusjuures sellest rääkimine on
jällegi sellised, noh, ma teist korda ütlen juba, et võtmetähtsusega asi, aga see on võtmetähtsusega, sellepärast et ka siin meil Eestis enda läbi viidud uuringud ja sellised projektid, mida eest on veetud, on näidanud seda, et tegelikult meie õpetajaid juba väga palju tegelikult teevad ise selliseid õppeülesandeid, mis toetavad tõhusat õppimist. Aga see ei väljendu lõpuks kuidagi sellest, et õpilane suudab ise valida selle õige strateegia, et õpetaja võib suunata õpilast tegema mis on see mõistekaarti näiteks või vastama sellise teksti kohta küsimustele või kutsuda ette ja panna neid meenutama mingisugused eelmisel tunnil õpitud asju. Aga kui õpilane hakkab ise õppima, iseenda õppimist suunama, siis ta läheb ikkagi sellist nagu vana ja lihtsat teed, et ta ikkagi loeb õpiku teksti mitu korda üle, tuubib midagi pähe enne eksamit või kontrolltööd, et see ei väljendu nagu sellest, et õpilasel tegelikult see endal see õpipädevus olemas on, kuigi õpetaja tegelikult teeb oma tööd nii-öelda õigesti ja hästi, on ju. Jah, aga õpetaja ülesanne on luua seda seost ja see, et mina õpetajana ütlen, et tee mõistekaarti, õpilase peas ei tule seda seost, kui sa talle ei ütle, et näed, tee seda mõistekaarti sellepärast, et see toetab sinu õppimist, et see on strateegia, mis aitab sul paremini meelde jätta, mis aitab sul paremini tegelikult seda teadmist kuidagi ära süstematiseerida, leida neid kohti, millest sa veel aru ei saa, et see ongi see strateegia. Ja noh, ja kui me räägime nüüd sellest, et kuidas ma ainetunnis siis peaksin õpipädevust arendama, siis nendest pädevustest rääkimine või nendest erinevatest, ütleme, et mitte anda lihtsalt soovitust, vaid rääkida, miks ma seda soovitust annan või miks ma selle ülesande olen niimoodi üles ehitanud või meie tänase tunnigi, see juba ongi tegevus, mis toetab õpipädevust. Aga kuidas sina õpetajana hakkaksid siis, sa hakkad tundi planeerima, et millest sa alustad, et selleks, et toetada nagu ka õpipädevust selle tunni raames? Ja ma alustaksin sellest, et ma küsiksin õppijatelt, mida nad selle teema kohta teavad. Ma küsiksin õppijatelt ka, mida nad tahaksid selle teema kohta teada või ootavad, et nad teada saaksid, mis aitaks natukene planeerida nii-öelda ma seda õpitegevust, kuigi see suures osas mina seda ikkagi siiski juhin. Aga ikkagi selline oma eelteadmiste nii-öelda ka teadvustamine, et mida ma praegu tean, ei tea, tahan teada, on oluline jupp sellest õpipädevusest. Ja selle eelneva jutu otsa tegelikult on selles faasis ka tegelikult oluline nagu rääkida sellest, miks me praegu nagu arutame seda. Mitte see, et me teeme seda sellepärast, et see on mingisugune samm üks protsessist, vaid sellepärast, et see aitab tegelikult teil kui õpilastel ise aru saada, mida ja miks me praegu teeme. Ja see toetab lõpuks ka tegelikult õpilaste õpimotivatsiooni, kuna nad saavad paremini aru sellest, miks me praegu selline teema tunnis käsitlusel on või miks praegu just selline ülesanne meil ette võetud on. Aga kui see sissejuhatus on nüüd siis nagu tehtud, et me arutame, mida me teeme, miks, et kuidas siis edasi? Siis me hakkame tegema asju. Aga sealjuures jällegi ütleme, õppesisu ülesehitus tunnis minu juhtidega, ma mõtlen selle peale, et ma annaksin näiteks koduse ülesande, et ta peab töötama läbi mingi teksti, siis sealjuures mitte lihtsalt öelda, et ole hea, loe kodus 5 lehekülge või ma ei tea, mitu lehekülge seal on läbi, et me võiksime katsetada, ütleks õpilastele, et nad proovi pärast teksti lugemist teha selle teksti kohta 5 küsimust ja too need järgmine tundi kaasa ja me võiks kasutada neid järgmisest tunnist tegelikult juba meenutamiseks. Kodus võib-olla ütleksin, et proovi siis seda teksti nende küsimuste põhjal nendele vastata, nii et sa raamatu kinni paned või loe tekst läbi ja siis tee kirjalikult oma sõnadega, võta kokku, mis sul sealt meelde jäi. Ja jällegi, et katsetame neid strateegiaid, sest et need aitavad paremini jällegi sisu meelde jätta ühelt poolt ja teistpidi tegelikult ka mõista seda, et kus on need kohad, millest me väga hästi aru ei saa. Ja jällegi, kui sinna nagu tahta tuua mingisugune arutelu õppimise protsessi osas nagu juurde, siis mida mina ise olen proovinud, on see, et sa annad õpilastele valiku. Et vali 1-3 strateegiast, mis ma sulle ette nagu pakun, on ju, või vali ise omal valikul strateegia, tulevad tundi tagasi sulle järgmine kord, siis vaatame, kes mis strateegiat kasutas. Ja siis on kohe väga hea siuke statistika olemas, on ju, et näed, kui me ei mõtle läbi, mis strateegia me valime, siis me valime siis lihtsa, mis meile tundub nagu lihtne ja keeruline, või lihtne ja arusaadav, aga ei pruugi olla tingimata kõige tõhusam tegelikult õppimiseks ja see annab kohe nagu võimalus hakata arutlema selle üle, et mis tegelikult tõhus on ja mis kasulik on ja õpilased tulevad sellega tegelikult väga kiiresti ja lihtsalt kaasa. Tulevad ja minu arust see on hästi hea viis, kuidas ära tõestada, et mingid strateegiad võib-olla tunduvad sulle lihtsad, see korduv läbi lugemine ja alguses see selline
endale nende küsimuste väljamõtlemine või nende suuliste või kirjalike kokkuvõtete oma sõnadega tegemine tundub niisugune tüütum asi ja samas, kui sa need katsed läbi viid nendega ja pärast arutled selle üle, siis noh, tulevad kaasa küll ja mõistavad, et noh, et jäigi paremini meelde või teangi täna paremini. Ja see erisus tuleb nagu eriti välja nagu mitte nagu vahetult peale seda õppimist või tuupimist, vaid siis, kui on nagu nädal-paar mööda läinud ja siis me hakkame nagu vaatama seda, et okei, kas sulle jäi sellest teemast ka midagi meelde või mida me arutasime, siis need, kes on kasutanud tõhusaid strateegiaid, neil tegelikult on ka midagi meeles. Versus need, kes tuupisid, neil on tegelikult see juba üle kirjutatud mingisuguse uue infoga, mida nad vahepeal nagu omandanud ja teinud, et kuna see tõhus strateegia tegelikult eeldab sellist selle info nagu süstematiseerimist, selle sidumist varasemate teadmistega ja selle siis sügavamat läbimõtlemist. Ja ta eeldab ka aega ja korduvalt asjade juurde tagasi minekut ikkagi, et jällegi see õppimise planeerimine, mis on seotud sellega, et ma võtan endale aja õppimiseks või et ma planeerin enne mingit suurt tööd, mitte eelmisel õhtul kiiruga tuupida ja 5 korda läbi lugeda ja siis lootusega minna, et kõik on selge, on ju, vaid noh, ma panen oma päevikusse, et ma tegelen esmaspäeval 20 minutit selle ajaloo kontrolltööga ja kolmapäeval ja reedel on kontrolltöö ja noh, ikkagi läbi nende kogemuste, aga seal on ka hästi oluline, mitte me ei suuna õpilasi lihtsalt seda tegema ja ütle, et näed, et on hea, kui sa noh, planeerid ette samme või et kasuta ikkagi seda noh, ma ei tea, oma sõnadega seletamist, mitte lihtsalt lugemist, vaid me peame jõudma selleni, et me tegelikult panen õpilase pärast analüüsima, et mida ma siis tegin, mida ma sellest nägin või kogesin või mida ma õppisin. Kas ma järgmine kord võiksin teha kuidagi teisiti, et noh, see selline reflektsiooni või järelanalüüsi osa on ka hästi-hästi oluline jällegi ja selle teadlikult selle tundidesse põimimine. Ja mitte ainult nagu noh, üksinda õpetajana sinna omaenda tundi, vaid et noh, õpilane oma ühes päevas kohtub 5-6 õpetajaga teinekord, eks ole. Et kui sa mõtled, et üks õpetaja suunab siin mingi strateegiaid rakendama ja teised nagu seda ei tee, siis õpilase jaoks nagu tavapärane on see, kui ma ei tee seda. Et see eeldab tegelikult ka sellist nagu koolitasandil läbimõeldust ja õpetajate koostööd ja sealt me nagu ühiselt mõtleme selle peale, et kuidas selles õpilases toetada seda õpipädevust ja neid oskusi, mitte nagu see, et kuidas mina üksi oma aines seda tegema peaksin. Ja noh, kui ütleme, kui väga suur osa sest õpipädevuse toetamises tegelikult nad on lihtsalt küsimused või sellised väiksed jupid, mida sa oma õppetöösse sellega kokku seod. Noh, et kas või see, et mida ma juba teema kohta tean, mida ma tahan teema kohta teada, kuidas ma õppisin või valmistusin X asjaks, millist strateegiat ma kasutasin, miks ma seda tegin, mis oli raske siin teema juures, mis mind aitaks, millist abi mul oleks vaja, et kui need küsimused on selline süsteemne osa õpilase igapäevasest õppimisest või sellest jah, millestki, millega ta ära harjub, siis harjub ta ka oma õppimist mõtestama. Ja noh, sisuliselt see on ka see, mis arendab tema õpipädevust. Ja õpetajal tegelikult on, üks on see, et ta on selline selle õppeprotsessi suunaja, planeerija ja koordineerija, ütleme nii, aga tegelikult on väga suur mõju õpetajal õpilasel on läbi oma isikliku eeskuju. Et see, kui mina õpetajana ka ise, noh, kui me alustame sellest vigade tegemisest ja eksimise lubamisest ja selle näitlikustamisest, kuidas mina tegin mingi vea või kuidas mul ebaõnnestus mingisugune, ma ei tea, kas õppimise ülesanne või mingisugune asi üldse oma elus ja kuidas ma sealt välja tulin läbi selle, et ma nagu arendasin edasi ennast, ma õppisin midagi juurde, ma proovisin teistmoodi läheneda, et ka selle näitlikustamine või kuidas me tööalaselt õpetajana näiteks, eelmine tund meil ei tulnud nagu mingi asi välja, proovime nagu seekord teistmoodi, et ka sellisel nagu eeskuju kaudu selle õpilastele selle näitamine, et mismoodi õppimine toimub ja kuidas see vigade tegemine tegelikult on osa sellest õppimisest. Ja ma arvan, et on hästi oluline, et ta on süsteemne osa meie koolielust, selles mõttes, et ta on kogu aeg nähtav, aga päris kindlasti õpetaja üksi ei pea pusima selle kallal, et ikkagi tasub kasutada, selles mõttes kasutada üksteise tuge, üksteise mõtteid. Mina ühes koolis, kus ma eelmisel aastal õpetasin, siis meil oli fookuses ka õpipädevuse arendamine, selles mõttes õpistrateegiate rakendamisele oma ainetundides ja igaks kuuks me valiti välja üks konkreetne strateegia, mis olid selles mõttes väga nähtavalt, me ütlesime õpilastele ka, et selles kuus me harjutamegi ei tule ükski näide enam meelde peale mõistekaartide kasutamist näiteks õppetöös just, et me kohe alguses ütlesime ka õpilastele, et meie ka nüüd hakkame seda harjutama, see kuu on fookuses, see õpistrateegia ja kõik aineõpetajad oma ainetundides siis seda mitte nagu iga tund kogu aeg on ju, aga selles mõttes, et selgelt rakendasid
ja õppijatega ka arutlesime siis, et kuidas läks ja milliste ülesannete puhul nad nägid, et see toimis ja nii edasi, et selline hästi läbipaistvaks tegemine, et mis asi see õppimine on ja kuidas me tegelikult saame kõik koos paremateks õppijateks, on hästi oluline. Ja ka selle nagu kuidagi sellise iseenda ärevuse või selle ootuse nagu realistlikuna hoidmine, et see kõik on ka õppimise protsess, et see ei ole nii, et ma täna nagu saan teada või mõtlen, et võiks nagu arendada õpilast ja siis ma ootan, et 2 kuuga juba õpilasel on see mingi pädevus olemas, et ei ole olemas, mul ei ole endal olemas, ma arvan, mina ka tänasel päeval on ju ütlen, et ma olen õppimise valdkonna juht, aga ma ise jätkuvalt õpin õppima, et endal isegi on raske tegelikult tõhusaid strateegiaid valida töö tegemiseks või mingi uue asja õppimiseks, et see ongi pidev selline arengu ja eesmärgistamise protsess, et kuidagi lihtsalt mõeldagi kui seda, kuidas nagu vaikselt tilgutada seda õpilaste juurde tuua ja kuidas nagu ühiselt siis oma jõud kokku panna ja tegelikult toetada seda, et need õpilased saaksid siis või neist saaks elukestvad ennast juhtivad õppijad, mulle tundub. Jah, aga mulle tundub, et lihtsalt tuleb endal ka meelde jätta, et see ei ole midagi sellist suurt, et nüüd me teeme korraga, nüüd õpetame, kõik õpime ära, on ju, et tegelikult igapäevastes tundides need on väga väikesed killukesed, need ongi need küsimused, mis lihtsalt toovad nähtavale ka selle õppimise protsessi, et me ei keskendu tulemusele, me ei keskendu sellele ainult, et aineteadmised oleksid omandatud, on ju, vaid me tõesti vaatame ka seda, kuidas me seda kõike teeme. See järjepidevus, teadlikkus ja selgelt nendest teemadest õpilastega ja ka omavahel rääkimine on see, mis viib tulemuseni. Ja ma lihtsalt praegu nagu, kui tulla ringiga tagasi selle alguse juurde, et sina vist ütlesid seda, et me ei tea, mis see tulevik tegelikult meie ees on ja me praegu näeme, kuidas tehisintellekt tegelikult juba on muutnud seda, kuidas õpilased ja meie ise ka infot hangime ja ka infot töötleme, et tegelikult selliseid muutusi on üha rohkem tulemas ja muutused üha kiiremad. Et tegelikult selle noore, kes meil täna on kas põhikoolis või isegi lasteaias, on ju, kes tuleb kooli varsti, et tema tulevik ongi natuke määramatu ja arusaamatu meie jaoks ja mulle tundub, et tema toimetuleku või edu ja õnne võti on tegelikult suuresti selles kohanemisvõimes, et võimes tulla toime nende muutustega ja kohaneda ja õppida ja areneda ja ise nagu suunata enda arengut. Et selles mõttes ma tõesti loodan, et me kõik, meie ise ja me siis suuname ka nagu kõiki teisi enda ümber tegelikult rohkem õppima ja teadlikult õppima. Ja just mõista ka, mis minu valikute taga on ju, et ja mis see õppimine peaks olema, et kas see on miskit, mis peaks tulema hästi lihtsalt või tegelikult on õige õppimine just see, mis vajavad vaeva ja vajab sellist pusimist. Ja tuleb läbi vigade, aga samas tagab ka sellise mõnusa eduelamuse, kui tegelikult sa saad aru, et nüüd ma sain aru või nüüd ma näen, kus see viga oli. Just. Õppima õppima. Õppima õppima.